Võib-olla see on midagi õhku, võib-olla töötab. Elame, näeme, õpime. Meie oleme Sandra ja Hans ning koos oma ustava karavan Molliga sõidame me ringi mööda Balkani poolsaart. Näitame, kuidas päriselt autos igapäevaelu käib ja avastame eepilisi kohti, nii et kinnita turvavöö ja ühine meiega, sest sellest tuleb üks vinge seiklus. Kuidas magasid, Sandra? Ma haigutame sest läbi. Kuidas magasid, Sandra? Kuidas magasid, Sandra? Nii naljakaga. Jah. Ühesõnaga, Hans on öelnud mulle mingi 10 korda, kuidas magasid Sandra, aga ma ei suuda teda tõsiselt. Kuidas magasid, Sandra? Tegelikult eriti ei maganudki. Ma magasin nagu pooleldi, ei maganud, sest et öösel oli mingi jõhker äiksetorm lihtsalt. Öösel? Ma ei tea, mis kellast me magama läksime, mingi 9? Midagi sellist ju. Ja siis mingi 11:30 räme torm, äike, tuul läks mega kõvaks, vihma hakkas sadama. Selle peale ma ilmselt ärkasin, et vihma taju peale. Sama. Siis järsku oli mingi igal pool mingi valge. Seal nagu mingi strobo käis väljas. Ja täna me lahkume ka sellelt rannalt lõpuks. Nagu alguses oli jumala fine kõik, aga lihtsalt kuidagi paar päeva on olnud siuke nagu, et nüüd nagu võiks liikuda, ei oska midagi teha enam. Aga jah, mu isa sõber tuli tagasi Kreekasse, jõudis koju ja nüüd me saame minna tema juurde. Ja me ilmselt ei ole sellest isegi rääkinud. Me lähme tema juurde aitama siis tal hooajaks valmis sättida tema kämpingut Bangalows. Aitame mingid veits viimistlustöid teha seal. Samal ajal saame ühes neist ööbida. Ega me päris täpselt ei tea, mida me tegema lähme. Võib-olla ärnaimugi. Ma loodan, et ma saan selle vahepeal ka auto korda. Nii palju asju. Nii palju asju saab teha. Elekter. Living on grid. Ühesõnaga vaatame, kuhu see päev meid viib. Esimese asjana läheb Hans minema. Paneme täna rohkem, viimane päev. Söö kõttu täis ja MTV, welcome to my crib. Meil on nii lagane, aga okei, welcome to my crib. Siin on siis diivan, meie madratsite all on laud, siin on selline kapp. Siin sees on hetkel mingid padjad. Siin on meil master bed. Väga master see ei ole, ainult 140 lai. Setting. Et on. Nüüd tulin ütleb, et 139. Siin on selline kööginurk. Ja pliit on mõeldud spetsiaalselt tegemaks Kreeka kohvi aaviesti, sest et siia peale ei mahu ükski pott. Siin saab teha süüa, alguses arvasin, et ei saa, aga ma lihtsalt ei oskanud kasutada seda. Siin on kuhu. Mis on võib-olla natuke vana. Siin on laud, siin me teeme tööd natukene ja sööme. Siin hakkab tegema Hans tööd.
Aeg tööle hakata. Ilm on veits vihmane, aga enamus tööd ma saan siin sees ära teha. Tõmbasime siis hunnik asju siit karavanist minema. Tuppa eriti tähtis oli madrats, sest meil laud on mingist imelikust materjalist ja kui siin peal magada nädal aega jutti, siis kuidagi see niiskus koguneb sinna ja siis ta teeb selle madratsi jumal märjaks, et me kuivatame seda madratsit ka praegu. Sandra. Ma tein no. Näe, oled sisse seadnud ennast? Veel mitte, aga vaikselt. Nii, töö on siis selline. Dušinurk. Siin on palik sein. Aga omanik tahtis, et siin see sein ära plaaditaks. Pikk jutt, sitt jutt. Mina pean siis välja mõtlema, kuidas see ära teha. Kõige suurem plaatmeister ma ei ole, aga küll ma selle tehtud saan. Kas lõunaks sobib krõpsu ja kombi süüa või? Sa oled täiskasvanud inimene. You can do whatever you want. Mõtlesid, sa oled täiskasvanud inimene, see on normaalselt toitu, vaata. Me oleme täiskasvanud. Meil ei tule emmed ütlema, et sa saad liiga palju komme. I can do whatever I want. Aga sulle tuleb mina ütlema, et sa sööd liiga palju kipsist. Saab olema ema. Nüüd, kus materjalide tellimus on sisse antud, võib ootama jääda, millal need kohale jõuavad. Samal ajal sai tähelepanu pööratud meie mollile. Vigu oli palju, kõige suurem neist oli see sidurijama, mille ise parandamises ma ikka veel kindel ei olnud. Teised jamad olid seotud mootoriga, millest tahaks nüüd lühikese kokkuvõtte teha. Esmalt juba enne reisi oli meil kütusepumba leke, mille tõttu ma selle maha keerasin ja parandusse saatsin. Muidugi keerasin siis lahti juba selle Kronsteini, mis seda pumpa seal mootori küljes hoiab ja oma lolli peaga sai pandud see tagasi millimeeter valesti. See aga põhjustas selle, et mootori rihm tahtis maha joosta, mida nägite juba Balkani retke 7. ja 8. episoodis. Nüüd, kui uue rihma peale panime, muutus meie kütusepumba asend. See mõjus halvasti meie kütusekulule. Ehk siis endise 12 liitri sajale asemel võttis auto nüüd 15 liitrit sajale. Tänu Mardile, kes tõi meile Eestist vajaliku tööriista, saime nüüd pumba õieti paika panna ja loota, et meie kütusekulu taas normaalsusesse läheb. Muidugi tööriistu oli mul limiteeritud koguses. See tähendas, et üks tõmmits tuli mul täitsa ise leiutada, mis küll lõppude lõpuks töötas, aga oli pinnuks minu tagumikus. Boy. Aega läks, aga asja sai. Kui pump oli peal ja kõik asjad tagasi ühendatud, siis diislitel on selline halb omapära, et neile ei meeldi, kui neil on õhk süsteemis. Järelikult tuleb see torudest kätte saada, ehk siis oli vaja natuke autot käiata. Auto akule see muidugi hea ei olnud. Suutsin selle lõpuks piisavalt tühjaks saada, et võtid keerata enam ei tasunud. Nüüd on vist akuga pisteitsne. Mul on üks mõte lasta Solaril hakata seda laadima. Võib-olla lasen midagi õhku, võib-olla teatab. Elame, näeme, õpime. Oma tööprotsessi sai ka Instagrami storisse jagatud, mille peale üks meie jälgija tegi hirmutava avastuse. Mootorrihm on jälle maas. Põhjus on selleks Instagram ja täiesti tundmatu inimene minu jaoks kirjutas mulle Soomest. Volkswagen ESA oli ta kasutaja nimi. Ütles, et mingi bubli on sul seal sees, eks ju, et see võib olla selle probleem. See on suht halvas seisus. Ja et tal on täiesti õigus. Mina arvan sellest nii palju, et jälle üks asi, mis on Aga mõtle pigem niipidi, et jälle üks asi, mis saab korda. Jah, aga mis ta juba eos peab Mõned päevad hiljem sai käidud ühe kohaliku mehaaniku juures, kes oli mulle nõus selle Vantvölli hammasratta tellima. Asjade tellimisega on siin Kreekas üldse omaette ooper.
sellest ka kunagi hiljem räägime. Ja ütles, et homme hommikul on kohal, nii et väga hea meel. Mehaanik ise oli väga lühikese jutuga konkreetne, aga inglise keelt rääkis väga hästi selles suhtes, aga ta oli okei. Mis su probleem on? Räägime, lahendame, korras. Nüüd, kui sammakas käes, sai nende mootoriasjadega ühele poole ja ehk aitab natukeseks ajaks nendest mootorijuttudest ka. Vaatame, mis veel sel nädalal korda saatsime. Salle. Ma olen enda listiga valmis saanud. Lasen veel teademeestel üle vaadata, äkki midagi puudu. A.K.A. mu isal. Yes, täpselt. Siis saame edasi saata selle listi ja siis ootame, millal need asjad kohale jõuavad. Praegult aga me lähme poodi. Pood ei ole 20 kilomeetri kaugusel seekord. Pääseme kilomeetriga ja tagasi teine kilomeeter. Lepo. Lepo. Pakuti ka autot siin meil kasutada, aga ma ei hakka nagu kasutama siis, kui autojupp on vaja, siis kindlasti. Ja, me ju jalutada ka natuke. Meie iglu on ka seal. Iglu? Mis see oli? Bangaloo. Bangaloo. Loodame, et palju te lõikasin kurvist. No siin ei ole neid kõnniteid väga palju. Virisege, mis te tahate seal Tallinnas, aga noh, siin on hullem. Maailma kõige kallima kiloina. 320 kilo. Ja. Ja see on nagu juba tead suur õun. Ma võtan 3 tomatit ja siis on 3,20. Äkki on tükind, nagu kurgil. See ei ole tükind, siis keegi jookab. Sandral on toidukriis. Nagu mitte asju ei saa osta. Mõnest asjast ei saa aru, mis ja siis on mingid asju ei eksisteeri ja teised asjad on lihtsalt nagu 5 korda kallimad kui tavaliselt poes. Nagu ma ei saa osta sellist asja. Südametunnistus ei luba vist. Vähemalt paniinitab ja loodan, et see masin töötab. Ma ei ju tehti. Äkki ma saan sellega teha mingi riisi asja. Sandra genereerimas toitu. Ma lihtsalt mingi... Ai, mis hea söök siit tuleb. Täiesti tavaline sai, aga grilli vahel. Siis see on päris hea. Siis see on palju parem. Ja see on mingi lihasvorst. No see on kõige odavam vorst, mis Lidlis oli. Meil on odav versioon. Ühe. Me reisime on a budget nagu. See on reisimine on a budget. Lihtsalt see on juba kuumaks. Jalgatud valutada. Äkki peaks selle plaastri pealt ära võtta. Päikeseratas. Paniini ka juba valmis. Juba on valmis või? Päriselt? Ma ei tea. See läks lihtsalt see... Ma ei usu, et valmis on. No näeb suht valmis välja. Ma vajan natuke veel. Ja, natuke veel. Looks so good. Panini coming up. Here you go. Thank you. No maitseme. On budget panini. Võib-olla alguses ei ole väga palju kraami. Ma üritasin nii, et ikka oleks iga pool. Mulle lihtsalt selle pärast meeldib see, et see on soe sai. Mingit vürtsi võiks veel olla. Aga nagu muidu. Kuidas on? Kas tundub nagu ise? Tahab mekki suu. Pole ta midagi. Ma kartsin äkki nagu tundub vähe kraami, aga kuna see näeb nii väikses kokku, siis nagu norm. Võib-olla mingi kastet või ketšupit või mingid asju rohkem. Ma ütleks, et hot sauce'i olekski vahele vaja, siis see oleks päris hea.
See on seda, mida sina tahaksid siin. Et ei juhtuks sama, mis eile juhtus ja et ma ujuma ei jõudnud, siis ma lähen käin kohe ära. Nii on mis targem. Sandra tuleb ka kaasa. Yes. Vaatasin ka, väljas on 8 kraadi. Näeb välja nagu mingi suvitaja. Näeb välja nagu suvitaja. Läbi videopildi tundub, et siin on soojem, aga tegelikult ei ole. Sandra järgi võib-olla saate aru. Sandra siin utsitab ka, et sa oleks pidanud pusa peale panema, sa oleks pidanud veel jope panema ja siis sa oleks pikad püksid pidanud panema. Ma tulin karastama ennast praegu. Peale karastust võivad ikka riided seljas olla. No siis ma karastan ennast peale karastamist veel kord. Topelt karastamine, sellepärast, et ma eile ei karastanud ennast, siis ma karastan topelt. Kui soe siin on. Nii, ja nüüd tuleb see moment. Moment, kus saab esimene reisivideo avalikuks avalda. Oi, mul tuli teade, et meil tuli Seikluseküttide kanalid on postitanud midagi. Kõvahva. Ja seda pilti ma tegin ainult 2 minutit. Jaa. More like 5 hours. Ei, tegelikult meil algul ei olnud ideid ja siis pärast kuidagi, et seda komposiiti paika saada, võttis natuke aega. Ega see Photoshop mul ei ole mingi igapäevatöö vahend ja pidin natuke jälle õppima. Aga näe, nii arenebki. Ja meile video on avalik. Mitu vaatamist juba? 0 kommentaariga. Tere hommikust, Sandra. Mul on sulle üks kiire küsimus. No. Mis sa arvad, palju meil view'e on uuel videol? Ja palju meil subscribereid on? Ma pakun subscribereid on 331. Rohkem. 335. Rohkem. 340. Rohkem. 350. Rohkem. 360. Natuke rohkem. 362. Jep. Hetke seisuga. Siis kui ma üles ärkasin, siis oli 360, nüüd on 2 tükki juurde. Tohoh. See on meie aegade kõige suurem subscriberite kasv. Aga palju meil view'e on? 700. Rohkem. 800. Rohkem. 900. Natuke rohkem. 950. Ma täpselt ei mäleta. Aga sellest oli vist vähem natuke. Midagi 920 või 930 oli mõnest. We're getting famous! Yeah, so famous! See on küll väga tore uudis, mille peale ärgata. Meil on Sandraga väike mäng ka pooleli. Või arvamismäng, ütleme nii. Mitu subscriberit meil on siis, kui me selle reisi videote ülespaneku lõpetame? Sina arvasid 600? Jah. Mina arvasin 750. Kas sa tahad ennast parandada veel? Jah. Läheb mukkeks ka siin ära niimoodi. Mingi 2 kilo lebalt. Okei, ma ütlen hästi ümar, kui sa mõtlen 1000 siis. 1000 subscriberit, see on päris hea. Ma ütlen 1000. Aga tore on näha, kui kasvab niimoodi. Tore, et teile meeldib meid vaadata ja kui sa veel ei ole subscribe'inud, siis mine subscribe'i, sest et... 50% meie vaatajatest ei ole meid subscribe'inud. Nii et subscribe'ige!
ma pakun, et üleeile ma õmblesin enda esimese kardina või tähendab, nagu ma ei õmmelnud kardinat, aga ma õmblesin teda lühemaks, sest et need muidu ei sobi siia akende ette. Ja ma tegin seda mingi maks põlve otsas lihtsalt. Mul pole kunagi nii vähe asju olnud, millega ma pean nagu tegelema. Eks ma nagu näitan natuke, kuidas ma seda tegin. Mul on küll see kardin juba teises kohas, aga ma näitan selle ülejäänud tükiga. Põhimõtteliselt see kardin oli mul siin maas niimoodi, no nagu ilusti pandud. Siis ma võtsin sellise nagu mõõdulindi, panin peale, mõõtsin välja selle pikkuse, mis ma tahtsin, joonistasin kriipsu peale, lõikasin läbi. Siis mul ei ole ka niiti ja nõel eraldi ja mul ei ole ka nööpnõelu, seega minu lahendus oli see. Ma otsisin välja enda juukselõksud ja keerasin nagu mingi topelt selle 2 korda keerasin ülespoole, et nagu õmmelda seda niimoodi. Mul praegu siin kõik järjest juukselõksudega niimoodi kinni. Ehk siis see on siuke, ma ei tea, 50-50 võimalus, et ta võib minna laiali. Aga kuna ma teen teda nagu üritan nii aeglaselt ja vaikselt teha, kui ma saan, siis eelmine tuli täitsa okeilt välja. Ja enne ma teen igaks juhuks ühe test nagu selle õmbluse, sest et ma reaalselt õmblesin viimati, ma ei tea, koolis võib-olla. Kas ma panin nagu õigest selle alumise liidi näiteks või ülemise või I don't know. Nii et väikse testi enne. Midagi juhtus. Ma ei tea, mul tuli siia lihtsalt mingi üleeile läks küll palju libedamalt see värk. Nii keeruline on. Täpselt ei saa aru, mis enne toimus. Mul läks nagu kõik mega päkki lambist. Aga siis ma muutsin nagu ühe asendit, võib-olla mul oli veits valesti. Mul tuli nagu selline. See teine pool on siuke mega kahtlane, ma ei tea. Ma ei tea, peab proovima lihtsalt vist. See peale pool nii kole, ma pean vist kõik lahti arutama. Reaalselt ma mingi tund aega pusinud. Okei, võib-olla mitte päris tund, aga nagu liiga kaua. Nüüd võiks olla kinni traageldatud enne, jumala palju lihtsam oleks. Ma jõudsin lõpuni. Frustreeriv, väga frustreeriv. Aga võt selle frustratsiooni peale kutsuti meid hoopis sünnipäevale. Aga mõtlesime, et nagu tühjade kätega on ka imelik minna, et lähme viime siis, meil on üks kamatahvel veel. Sinepit võib ka viia. Sinepit võib ka viia, aga see on nagu väljakas. Kamatahvel on nagu siuke aus kingitus. Siis ei lähe päris tühjade kätega, siis ei ole nagu väga imelik. Aga ma panen särgiga selga, muidu on natuke imelik vist. Kui sa just ei taha sinna mingit muud sünnipäeva kingitust tegema minna. Jep. Meie saime kaasa käsitöö veini ja Leena Pangaloos peremehe jalgadega mutsitud. Väidetavalt on peal 12,5, aga noh, ma ei tea, tundus jube kange igatahes. Ja ta tahtis nagu proovida anda meile seda veini. Siis ma olin mingi, et ei, ma nagu väga üldse ei joo, vaata, et ma nagu mingi vahel väga harva võtan mingit šampust nagu, et all good. Ja siis ta oli mingi, palun. Kallas ma olin mingi, okei, nüüd ma pean jooma seda. Sul pani pool mööda. Pool enamus pani mööda. Ta pani just mingi klõks ja kõik läks mööda. Mingi, okei, vist on natukene joodud. Natukene. Näitage. Aga mul tuli nüüd üks subscribe, mul tuli email. Tuli või? Jah. Jee! Oota, kohe tuleb. 400 subscriberi! Väike sipp. Cheers. See on päris äige. Aastaga on tulnud meil 300 subscriberi. 400. Thank you. We love you. Subscribe again. Mis võis jälle meie autoga juhtuda ning kuidas meie igapäevaelu päikese all möödub,
et teada saada, pead järgmist osa ootama jääma